Osta mugavalt e-poest. Laivalik tooteid maailma parimatelt brändidelt. Mugav ja turvaline ostukeskkond. Kiired vastused kõigile küsimustele online klienditeeninduses. Sportland.ee. Tere kossusõbrad! Mängumehed toovad teid tagasi korvpallisaate Rüppe. Üheks ülimalt oluliseks lüliks hästi funktsioneeriva korvpallimeeskonna juures on tark ja tegus füsioterapeut. Kas PC Kalev Cramo meeskonna füsioterapeut Priit Lehismets ka nendele kriteeriumitele vastab, saate teada juba tänases 5. episoodis. PC Kalev Cramo ja korvpalli rahvuskoondise füsioterapeut Priit Lehismets õppis tänast ametit juba ajal, mil ise veel usinalt trenni tegi. Tee seniste ametite juurde on teda viinud läbi erinevate teiste spordialade. Pane nüüd see no... Päris hea, Päris hea. Kunagi oli Tšikkis juba seal vaikselt möllasid mängijatega nagu kes tahtis massaaži, kes tahtis mingid veenid, selleks me 11 abistasime seal ja sealt ta vaikselt pihta hakkas nagu tundub meeldis nagu mõtlesin, et midagi peab ju tegema nagu nii ta läks nagu seal Tšikkis voodi peal tõmmasid seal sprinteritega seal jalad, reied, asjad kõik nagu öeldi, et kui jube hästi teed eks kiitsid niisama, et järgmine kord ka teeksin aga sealt ta pihta hakkas. Ma alustasin üldse laskesuusatajatega, see on nii ammu aega tagasi. Siis Riho Bruno Praamanes võttis ühendust, siis ma olin käsipallis mingi niisugune äkki 2 aastat käsipallikoondisega ja siis Šoklatpoisis olin. Siis paikselt keritse Siis ma Naudentuses töötasin seal meditsiinikeskuses. Mäletagi, Singi Kristi vist ütles mulle, kuule Kalev otsib nagu mingit abijõudu. Kairi Kepp oli siis seal. Ja siis läksin sinna office'isse. Esimesel korral lõime käed. Aga kuna ma olin Kanteriga ja siis Värnikuga ja kõikide selliste suht normaalsete tummiste vendadega töötanud, siis ei olnud väga keeruline ja raske võib-olla sinna saada. Alati suhtlemist hinnanud Lehismets on ka ise mingil tasemel korvpalli mänginud ning hetkel on ta vana kergejõustiklasena täielikult pallimängude Rüppe sattunud. Ei, väiksena me tegime kõike seal, kus rohkem sõpru oli, sinna mindi Aga Kostli ka meil oli see Ipp Lamp oli meil treener, mitte treener, kehalskasvust õpeta seal kõik käisid Kostus ka sellel ajal, nii palju ma mängisin Sprite Cupi all mängisin, kunagi Sprite Cup. Kuhugi jõudnud seal vist, aga Hitos laagris käisime Hitoga Haapsalus, nii palju ma mängisin see ei olnud mängimus, oli ma ei tea, nagu lastel ikka on sest ega see ruum on siin vähekene niisugune pihiruum ka et ma ei saa, pead peatreeniga rääkima, ma ei saa ma mõtlen, et okei, ei saa, ma tead, et sa ega mängida sõimata ei saa, saad sina sõimata, kui lähed peatreeni ütlema, kui tal on trenn juba eelnevalt ette valmistatud ja siis sa lähed talle ütlema seal, et kuule, et ta ei saa täna, siis on kõik trenn on luhtast, peab kõik uued asjad tegema et ega sa pead mängijatega ka ikkagi väga hästi läbi saama, kui sa tiimivend ei ole, siis sul võistkonnas asja väga ei ole ka Me oleme sellest rääkinud ka, et Priidule endale meeldib suur seltskond, et kui sa võib-olla üksikalaga ringi käies on see
see seltskond väiksem, et siin tal on nagu, see on tema teine kodu, tal on siin niivõrd-kuivõrd sama seltskond, eks. Ja just see, et ta saab suhelda palju inimestega ja vahepeal, kui tal saab korvpalluritest Viljand, siis ta käib jalgpalluritega, saab seal tunda ennast pika poisina, eks. Ja siis keegi nori teda, tuleb siia tagasi. Aga ma arvan, et on selline inimene, kes vajab, et tal oleks suur seltskond ja kõrval. Hästi Matu! No, eks me oleme rääkinud sellest ka, et kuidas üks individuaalne sportlane armub nii-öelda võistkonna alasse, et siin ongi see, et siin on elu on hästi muutuv, erinevad inimesed, põnevad seiklused, kogu aeg midagi juhtub, et see hoiab nii-öelda adrenaliini kogu aeg üleval, nii spordiplatsi peal kui platsi pealt väljas, kogu aeg midagi juhtub. Hästi, läheb, Matu! Rauno, Riibo! Hästi, Nord! Mängijad ja treenerid arvestavad Priidu kui pereliikmega ning hindavad nii tema positiivset ellusuhtumist kui ka laiapõhjalist kogemust füsioterapeudina. Kui ennast nagu iseloomusta, siis ega mul sitta tuju tavaliselt ei ole nagu ja siis nagu võistkonna juures ikkagi tõmbad ennast käima, et see ei saa niisugune tropp negatiivne olla nagu siis ajad teistel ka tuju pahaks nagu Inimesena on Priit ülienergiline. Kui meil kell 10 hommikul trenn, siis ta võib hommikul enne trenni 3 tundi panna ratast, siis ta käib lõunal veel mingit oma triatloni ettevalmistust tegemas ja õhtul on veel krips-kraps kohal, et ta on ülienergiline. Füsiona ta on, eks tal ole omasid tõususid mõõnasid, et vahepeal peab teda natuke tagant utsitama, aga üldiselt, kui midagi küsida ta käest 3 korda, siis tavaliselt ta teeb seal ära. Tegelikult ma olen Priiduga praktiliselt aasta läbi nii pikalt koos, et ma arvan, et tundidest, et see on isegi rohkem, kui ma olen oma perega koos, et me oleme omavahel nii-öelda kõik nurgad maha lihvinud, et iseloomustada on see, et ta on üks tuline karakter, kellega alguses pidi harjuma aga samas on ta soe ja hooliv. Raske või? Raske või? Ta on kogu aeg olnud selline hästi positiivne inimene on ja tema energia kandub tihtipeale ka mängijatele üle, et on Füsiona võistkonnas selline, võib-olla ütleks, et Priit meie võistkonnas on väga tähtis osa, et on nagu võistkonna süda, kuna ta on vahelüli nii treenerite kui mängijate vahel ja samas, kui sa lähed sinna füsioruumi, teeb sulle tund aega massaaži, et siis sa saad rääkida oma muredest, kurta talle ja siis ikka pool muret on kergem kui terve mure, et ta on meie võistkonnas kindlasti, ma ütleks, et aastate jooksul muutunud on, et ta on ülitähtis osa. Esiteks on tal väga suur kogemuste pagas, tal on väga suur tutvusringkond, mis aitab tal toimetada nii-öelda kiirelt ja professionaalselt, et ma arvan, et need ongi kaks peamist asja. Meie jaoks kõige lahedam on see, et ta on hästi lühikese süütenööriga. Et mul on siin paar asja, mida ma võin öelda Priidule, kui ta siia saali tuleks, ma ütlen selle ühe lause ära ja ta kohe tõmbab ennast käima. Vanusega on tal ikkagi teatud kogemust tulnud, et enne kui ta korvpallikarjääri juurde tuli, siis ta oli ju pikalt kergejõustiklastega koos ja sealt tulnuna oli ta korvpallis juba ka teatud mõttes kogenud, lihtsalt tol hetkel ei jaganud üldse korvpalli. Nüüd ta natuke juba jagab ja oskab pisata ja võib-olla vahest saab ka vasaku käega põrgatada, aga ta edu saladus on, ma arvan, et
ta on kogu aeg aktiivne, et ta on küll jalgpalli juures ja küll ta on muude spordialade juures ja eks ta koolitab ka ennast, et ta on selline vend, kes uurib hästi palju igast väikeste nüansside kohta. Normaalne vend pead olema nagu võistkonnas ei ole, sa ei saa tropp olla nagu sa pead olema nii mängijate poole peal kui treenerite poole, rohkem mängijate poole peal mängijad ikkagi kaitsma natukene nagu kui näed, et keegi saab rohkem koormust, siis pead selle sõimu alla neelama ja lähed kurdad peatreenile, saad vähekene võin öelda nendele või? Et liiga kauaks ei jääks või? Vaadake seda, et kurbast liiga kaua pingile ei jääks, et pigem mängiks nagu hoiaks seda selga soojana nagu. Et kui ta jääb pikalt, siis ta ei lähe käima üldse nagu. Ei möödu sisuliselt päevagi, kui Lehismetsal endal trenn ära jääks, kuna sportlaskarjäärist on tugev harjumus sisse juurdunud. Ei, mul on enne mängu tegelikult on ikkagi nagu see kerge rutiin, et ma ikkagi tõmban korralikult rihmaks ennast. Ei, ma teen iga päev trenni. Täna on kerge jõud ja ratta intervall. Kuna eile oli suke pikem rattas ja jõud, siis täna teen kerge jõu ette ja siis tõmban ratta intervalli tund aega. Ma arvan, et ta ampsab vahepeal liiga suure tüki, et ta teeb seda oma spordi asja ka liiga professionaalselt vahepeal. Et ta peaks aru saama, et juba 41, et lõpetaks selle pulli ära. Et ta teeb siin neid triatlone ja kui ta peab päevas tegema mingi 5 tundi enda trenni, siis tal on veel 2 last. Siis tal on 2 tundi meiega hommikul, 2 tundi meiega õhtul, peab tulema varem teipima, peab peale trenni kellegile massaaži, et sellest need inimesed tulevad, et siis kui keegi mängija veel vigastatud on, siis ta peab seal nendega tegelema ja nii edasi, et see hilinemine, ma ütleks, et kui natuke kaitsedes, see ei ole tema süü. Kuna mul naine on ka kõva sporditaustaga, siis ma arvan, see oleks ikkagi sama lähedane nagu kuskil spordis, nii raske öelda, et ma olen nii kaua olnud juba selles spordis, selles, et nagu mingi 20 aastast alustasin nagu et üle 20 aasta nagu nende sportlastega tegelen, et see on nagu nii raske nagu mõelda, mis see selle hetkel nagu mõtles, kokaks tahtsin seda. Aga kokata mulle reegelt meeldib, kodus ka. Et ma olen rohkem kokk kui naine kodus nagu Ma alustan. Korvpalli spetsiifikast arusaamani on Priidul veel pikk tee minna, kuid sellegi poolest meeldib Lehismetsale endiselt 5 miinuses mängijaid proovile panna. Enamiks kalpe on juba võetud, kuid mõni mees on jäänud ka alistamatuks. Ai, kova! Ei, siit ei eksi reis. Ma olen 5 järjest pannud praegu, jah? 6. Ai, ei eksi. Näe, viimane. Äkki keerles on võib-olla see, keda ma võitnud ei ole nagu ülejäänud ma olen ikka kotti pannud nagu et kui Tann vaatab, siis hirnub, olen nagu kangur samat maali tegelikult vist ikka olen nagu No kindlasti, kui ta ise enda käest küsida, siis ta ütleb, et ta ei ühtegi 5 miinust kaotanud. Mind ta ei ole võitnud. Ta on sinna korduvalt võileibu pidanud mulle bussi peale tooma, et ta kaotas, aga eks ta niisugune on, et kui mööda viskad, siis karjub ja kui sisse viskab, siis ta on rõõmus, et eks ta midagi ikka jagab.
palju see paneb? No, ma lõpuks ikkagi võidama. Good job, Teeb. Tein. Osta, meil on kaua nii, kui peale mis ta? Korvi. Joo. So ready, this option. Martin, juua. Be ready for this option. And here, down pick for 11. Koondisega Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile pääs ja seal osalemine on kindlasti olnud üks karjääri tipphetki, mille emotsioonid ei ole veel tänaseks lahtunud. Ma mäletan, et pärast Bulgaaria mängu võtsime ära ja siis mängijad läksid riietusruumi ja siis rahvas aplodeeris seal, et nagu näitlejad, nagu nad kutsusid korraks veel nagu lavale, et see oli räige kananahk oli peal, nägid seal. Naised nutsid, ema viskas pisara, ütles täiesti, esimest korda käis mängul ka, ta käis Valgevene mängul, siis ütles ka, et väga räige. See oli nagu väga jõhker, see jääb meil, ma arvan, kõigile seal väga hästi meelde. Et mäletan Helvisega ikka me tõmbasime seal öötundideni, seal 3:30 öösel lõpetasime neid seal mudimisi ja ravisid, et ei see Riia jääb nagu ma arvan kõigile meelde, sest see mängude graafik ja see oli nagu nii ebanormaalne, et kui mäng lõppes seal kell 11 õhtul, siis me sõime tavaliselt mingi 11:30, siis on see mängu ärevus, kõik on sees, siis hakkavad seal massaaži tegema, kellel on jääd vaja, kellel on mingid venitusasju vaja, et sest järgmine päev juba äkki oli kell 10:30 või 11 oli juba hommikune trenn, õhtul oli mäng et see oli päris muljetavaldav see kogemus seal. Need esimesed 2 mängu, mis oli, need olid suhksed, mis arvati on võib-olla kõige lihtsamad, mida võib-olla ära võita, aga Jüri oli meil siis sellel ajal korvpalliliidu president, see tegi ikka niisuguse päris kihvti koosoleku meil seal, et see võib-olla vähekene tõstis siis seda nagu võistkonna vaimu, sest enne seda tegelikult oli ju see, et kui oli hümni laulmine näiteks, siis kõik eestlased seisid seal poolemeetrise vahega võib-olla väljaku peal. Ja siis tõsteti korralik eestlane ikkagi välja, et davai, me kurat näitame oma rahvust, tõmbame kõik ümbert kinni ja lauleme kõvasti Eesti hümni ja see tekitas niisuguse väga mõnus tunde, endal oli ka väga mõnus, seisad seal, laulad kõva häälega Eesti hümni ja see oli nagu niisugune esimene, ma arvan, ta ei olnud kindlasti mingi murdepunkt, aga see tekitas niisuguse päris hea sise nagu kliima . BC Kalev Cramost on aastate jooksul läbi käinud erinevaid karaktereid, seda nii positiivses kui ka negatiivses võtmes. Kohe, kui paugust panen, kõige kõvem sats minu arust, mis üldse on olnud, on kui olid meil Linehan, Fox, Laid, Kangur, Arbet, kõik seal teised Kriisa ja Tann ja minu arust oli see üks ikkagi kõige kõvemaid satse. Mulle vähemalt tundus nagu Nate Fox, talle meeldinud küll see, mis ma siin väljaku peal teen, kõik muud, sellepärast, et tal jalad olid nagu hernekepid, aga ülakeha oli nagu tumbana, see oli nagu reige jõmna ja talle meeldis alati käia enne mängu nagu jõusaalis . Ta oli isegi niisugune, et nad keelasega ühes toas, eks, ja siis ta käis kogu palju ülakeha, oligi võimas, biitseps, triitseps, kõik räiged . Ja siis ta läks vetsu, pani ukse lukku ja siis ta tegi pumpasid seal, et kui välja tuli, siis ta oli veel niisugune tummisem vend . Skeeled, vennad mõlemad, Aigarts ja Armands . Armandsiga mul oli väga hea klapp . Ja ma olen väga õnnelik, et ma temaga tuttav olen, sest kui ma Riiga või kuhugi lähen, ma tean, et tänava peal ma teda näen, siis ei ole niimoodi käepigust, siis võtan ikka ümbert kinni . Et ma teda aitasin ja hoidsin ka päris korralikult. Aigarts samat moodi. Nüüd, kui seal Riiast Eesti-Läti ühisliiga oli, siis samat moodi. Ei ole ainult käepigistus, siis tuttad ikkagi mõned mängijatega on küll niimoodi. Ja ma arvan, kui Mirkovitsi näeks, siis samat moodi Viilijad. Need päris kõvasti aga nüüd, kui kõik 15 või 16 aastat olnud, kõik nimed läbi tõmmata, siis paneks kohe number 9, tõmmaks Petšerovi seal pole midagi Petšerov kõva frukt tal mingi omad ägedad niisugused soojendusliigutused, mida kõik hakkasid jäljendama juba enne mänge, need olid nii ajuvabad, et ta ütlesid ise meestele ka, et kuulda, ei tea, ikka need on jumal mõnus, need olid niisugused kerged tantsusammud pöia peal, näiteks ette praegu, ei, need on nii labased ma küsin, miks sa teed neid oi.
need on ikka väga head soojendusharjutused, need olid soojendusharjutused ikka kuskil maa ja taeva vahel nagu noh. Martin on grammid. Jalad lähevad krampi või? Tahad tõmmad magneesiumi sisse kohe või? Pikkade aastate jooksul füsioterapeudina on Lehismetsal endal kui ka meeskonnakaaslastel meeles nii mõnigi huvitav mälestus. Räigelt hilinenud, Riias ma mäletan oli, siis buss jäi nii kõvasti kinni, et ei saanud ei edasi ega tagasi, nagu noh, üks auto oli täiesti tee ära blokkinud ja lumi oli ka. No ma hakkasin seal bussis teipima, noh. Ja jõudsime 20 minti enne seda mängu jõudsime ka. Põhimõtteliselt seal bussis juba hakati riietuma ja ette valmistama nagu noh. No teipimised tegin kõik ma seal bussis ära nagu noh, et otsa minna. Üks äge lugu Priiduga on see, kui käisime Islandil, jäin haigeks, palavik tekkis. Priit viis mind nii-öelda kuuma vee allikate basseini, ütles, et kui sinna lähed, siis vesi ravib sind terveks ja ta rääkis selle loo nii hästi mul ära, et järgmine päev mul ei olnudki palavikku. Pärast siis tagasi tulles Priit ütles, et see oli tavaline basseini vesi, et mõttejõul ravisin ennast terveks ja siiamaani naerama, et ma jäin seda lugu uskuma. No mulle meeldib alati need momendid, kui meie tiimi või staffi mõni uus liige saabub ja siis kui ta esimest korda nagu tunnetab või tajub, et tegelikult Priit rannib kogu seda businessit. No näiteks me Žalgirisega mängisime just oli ja Vammil oli mingi räige see mingi verejutt, keegi oli küünega tõmmanud nagu noh. Maatist võttis selle time-out'i ja siis ma vaatasin, kuradi selle valged särgid olid, vaatasin räige verejutt läheb nagu noh. Tõmbasin tal särgi maha ja siis hakkasin möllama sellega, et seda verd kinni panna. Aga see oli nii niisugune korralik haav, et tõmbasin selle haavaliimi peal. No. Siis Vamm nii räigelt röökis nagu noh. Ja sellega see time-out lõppes ära, sest Maatit sõimas mind, et mida ma teen nagu, et noh, time-out ei ole niimoodi nagu mängijaga nagu möllan nagu noh. No mustad päevad tema jaoks näevad välja, kui mõned mängijad hädaldavad, et nad käivad arsti juures ära ja tegelikult tuleb välja, et midagi ei ole, aga mängija ikkagi ütleb, et ta on midagi viga, siis Priit hoiab närvi, kui mängijad on pehmed. Et seda ta ei salli, siis ta nagu kandub see muudesse asjadesse üle, siis ta tuleb meile, teeb, see kajustab ka soojendusele, et ta hakkab nii-öelda meid siis natuke jebima ja see on tema must päev, et ma ütleks, et tal midagi, kunagi ta kodust kaasa midagi ei võtta trenni, et ta üldiselt tuleb positiivsena trenni ikka. Tarras on ka jumal läbi hästi tunnel konu hoidsin posti ja panid siia magneesiumi kaks joo kõik palun ära. Kuule, ma võtan sulle homme seda head süsikat. Praegu vaja nagu noh. Mul on see, sa pead kogu aeg võtma seda, saad aru? See on räigelt hea süsikas nagu noh. Ei välismaale, seal on nii raske, seal näiteks kui VTB-d mängid, siis kõigil on ikkagi omad joomad nagu noh, et nad tunnevad seda ükskõik. Venemaa linnad on nii suured ja kõigil on omad kuskilt liinid, kus nad võtavad mingid teipe, käivad arstide juures, seda on nii raske nagu lähed uue vennaga kuhugi, siis ei oleks isegi nagu loomulik nagu noh. Aga Eestis on küll tehtud mõningaid neid, noh, lihtsalt oleme nagu läbi rääkinud. Aga miks Kalev Cramo siis sellepärast, et me oleme kõige suurem klubi, et meil asjad jooksevad siin nagu noh, et meil on võimalus kasutada nii palju ressurssi, kui meil on, et me saame kasutada võib-olla rohkem kui teised.
et see teeb meil nagu lihtsamaks. Doktor Rõivasep on meil nagu su tiimi arst, kes meid nagu aitab. No ilma temalt ei oleks isegi võimalik, et meil see klubi nagu toimiks, sest need vastused ja asjad, mis me temalt saame, on ülikiired nagu Samamoodi meil kõik ravid ja ultralid ja radioloogid, et kõik, ma olen selle nagu liini niimoodi käima tõmmanud, et kui ma läheksin näiteks kas Pärnu või TalTechi või väiksesse Kalevisse, siis need asjad ei toimiks nagu nii, nagu nad siin toimivad. Eesti korvpalli juurest välismaale töötama Lehismets ei kipu ning näeb end spordiga seotuna veel pikka aega. PC Kalev Cramos on tema poolt sisse töötatud toimiv süsteem, kus mees tunneb end endiselt heas vormis ning vajalikuna. No, on olnud siin, ma olen nagu ootel olnud nagu niimoodi, et siin ratturid pakkusid nagu, et kas oled valmis minema nagu ma istusin ja ootasin, seda kõnet ei tulnud, jäin ikkagi Kalevisse. Siis Cirque du Soleil käis siin Saku Suurhallis, et siis nendega rääkisime nagu, aga mulle midagi ei teha, mulle meeldib korvpalli, siis ma tunnen ennast siin päris nagu turvaliselt, et nende hulludega ma pean ju kogu aeg sammu pidama nagu et kui siin väljaku peal midagi teed, siis vahepeal ikka öeldakse, okei, nüüd pole viimasel ajal öelnud, kuule näite ette, ise ikka saad hakkama, aga siis ma pean ikka hakkama, ma ei taha olla niisugune mingi tünn, kes veereb mööda väljakut ringi ja nagu ei oska midagi ette, sest mõnes need VTV klubides ma olen näinud, et kuidas ta nagu teeb nagu et tõstab särgi üles, siis on ilge masoll on ees nagu et see esiteks ei ole nagu ilus nagu et sul teeb soojendust teeb mingisuguse suure kõhuga vend, kellel trusad paistavad nagu et pead ikkagi, kui sa ees teed neid soojenduse asju, pead ise ka suht fit olema nagu aga 10 aasta pärast ma arvan, et ei, palju ma olen siis 52 mingi vanud nagu jätkan samat moodi, kui ei ole korvpallis, siis olen kas jalgpallis või võrkpallis või kuskil mujal, aga nende pallimängudega ma ikkagi tahaks jätkata. Osta mugavalt e-poest. Laivalik tooteid maailma parimatelt brändidelt. Mugav ja turvaline ostukeskkond. Kiired vastused kõigile küsimustele online klienditeeninduses. Sportland.ee. Kes meist ei oleks koduhoovi korvpalliväljakul mänginud 5 miinust? Aga kui kõvad viskemehed ikkagi on korvpalli meistriliiga mängumehed ja kes kroonitakse 5 miinuse tšempionaadi võitjaks? Oleme valinud 8 mängumeest ja asetanud nad veerandfinaalidesse, kes asuvad võitlema 5 miinuse tšempioni tiitlile. Mängureeglid on lihtsad. Mäng kestab seni, kuni üks mängijatest kogub kokku 5 miinust. Võitja liigub edasi järgmisesse ringi, kaotaja jaoks on selleks korraks turniir lõppenud. Lisaks tavapärastele viskepositsioonidele annavad mängule vürtsi Saku viskekohad. Saame näha, kelle närvid paremini vastu peavad. Kes jõuab 5 miinuse tšempionaadil esimese mängijana finaali? See saab üsna pea selgeks, kui turniiri esimeses poolfinaalis tulevad väljakule PC Kalev Cramo mängumees Martin Torbek ja Rakvere Tarva esindaja Egert Haller. Martin, veerandfinaalis lihtne jalutuskäik pargis, Saagele 5-0. Kas siit on midagi sama oodata? Ma loodan, et jah, et esimene mäng ei mõjutanud mind, et tahaks teises mängus natuke paremaks ka saada. No läksid kalastama seal Saage vastu ja see õnnestus lähivisetega. Kas Halleri vastu võiks sama mänguplaan ette näha? Ma ei ütleks, et kalastama läksin, et ikkagi kindla peale tean oma mängu, tean, mis on Kristo nõrkused, tean, mis on minu tugevused ja nii see läks. Egert, sina tulid veerandfinaalis Keeduse vastu raskest seisust välja, olid 2-4 taga, võitsid mängu 5-4. Kas see sisendas veelgi kindlust, et see turniir on võimalik kinni panna? Ma arvan, et sellest eelmisest mängust nüüd iga mäng võiks, et enam raskemaks minna ei saa, et nüüd läheb ainult lihtsamaks saab minna, et selles suhtes mitte vastase kohta siin midagi, vaid lihtsalt esimene mäng oli niivõrd raske, et kui sellest välja annab tulla, siis annab, ma arvan, on kõik võimalik. No veerandfinaalis Keedusega viskasid ainult kaugviskeid. Kas saame midagi sarnast näha ka täna või ikkagi Torbek sellist diili vastu ei võta? Ma ei ole talle pakkunud seda diili, aga ma arvan, miskipärast ta ei võta seda vastu, et me vaatame jooksvalt, kuidas mäng läheb, et võib-olla endalgi vahepeal tuleb tunne, et tahaks natuke 3 seestpoolt visata, et
vaatame jooksvalt, mul ei ole otseselt taktikat paigas. Nagu öeldud, esimene poolfinaal siis aset leidma saab, kui mehed tulevad kohe-kohe väljakule. 1, 2, 3. Noh, alustame 3. Kolmestega või? No teeme nii ühte kui teist. Oota, ma võtan välja, oota. No. Vaata, ma panen 2. Heal joonel. Ma panen 2 ka. Audist. Ai raisk. 1. Näe, tuleb. Mul oli eile mäng ka. 3, jah? Ütleme mingi sammuke kaugemalt. Siit, jah? Sealt. Oota. Ma ei näe, kus sa viskad. Äkki sa teed sohki? Näe, Saaku märgi pealt. Ma nägin mängu keedusega, sa panid 1 miinuse juurde endale. See on liiga kaugel mulle, ma ei viska. No pane niimoodi. Ma viskan hooga ka veel. Ole nüüd. Ei, raisk, täitsa lõpp. Ma pole varem nii kaugelt sisse saanud. Ma tavaliselt viskan sealt nurgast. Teine Saaku-märk. Ma palli ei saa seal. Ma käin kõik Saaku-märgid läbi. Ai, raisk. Ma mõtlesin, kaua ei saa jätkuda. Palju õnne? 2 on vist. 2 ikka, jah? Ma saan su taktikast aru, et sa üritad siin mulle pähe pugeda. Palju õnne? 2-0. Sul on 2, jah? Nii, ma mõtlen siit. Siit oled varem sisse saanud? Kunagi kindlasti. Oota. Niimoodi. Sealt, jah? Näite, jah? No see oli ebaõnd. Ai, raisk, päris... Ei, see. Tagasi 3 joone taha. Ei lähe, läks. Siit võin mina ka sisse saada. No siit. Näe, siit, jah. Üldse. Kelle vastu sa mängid omast sellest? No siin on juba natuke tunde küsimus. Sa võid layupile ka minna, kui tahad. Ole nüüd! Sealt tuleb floater panna. Need on keerulised. 2-2, jah? Need on keerulised kohad, jah? Näe, niimoodi vaata, ma kohe näitan. Vabakas või keskpoiss? Jah, ei, natuke kaugemalt. Sealt, jah, sealt. 3-2, jah? 3, jah? No, ma olen lõpumees. Ja, aga sa ei jõua lõpuni lihtsalt. Jõuan ju. Teeme siit. Tee sealt. Ma mängin võidu peale, mitte eetraja peale. Noh, 4. Midagi ikka eksid ühe korra. Ai, kurat! Ai, kurat! Ma tean, Torbek ei viska 3-seid lõpmatuseni. Küsi Lauri välja käest. Ma ainult viskangi 3-seid. Kuidas sulle öeldi peale ühte mängu, et ära viska 3-seid? Nägid? 4-3. Ma ainult viskangi 3-seid. Mul on lihtsalt huvitavam, mida ta 2 teid. Jalgadest, kurat! Tagasi juurte juurde. No, tagasi juurte juurde, jah. Haarata võisna. Hästi, Martin. Hea poiss. Selle võib välja lõgeda. Ai, raisk. 4-4, jah? Õnneks. 4-4 ja nüüd tuleb üksid kaugelt, kus sa välja ei viska. Vaat seda. Kus kohas sa viskasid? Kus sa viskasid? Siit kaugelt kuskilt, kus sa välja ei viska. Mitte päris Saakust, tule samm lähemale, ma arvan. Aitäh! Ai, raisk. Turniiri esimene finalist Egert Halleri näol on selgunud, kui Egert tuleb taas raskest seisust välja ja võidab siis Martin Torbeki 5-4. No tundub, et ikkagi Rakvere Tarvas ja Egert Haller ja 3 punkti viskad käivad käsikäes. Käivad käsikäes, aga selles suhtes eksisin, et ütlesin, et läheb võib-olla lihtsamaks, sest lihtsamaks ei läinud. Samamoodi väga tasavägine mäng lõpus, natuke õnne ja natuke vastane eksis seal oma relvaga ja
karistasin õigel hetkel ära ja nii ta tuli. No Martin, tundus, et mäng oli juba sinu käes. Sarnaselt siis veerandfinaalile Egerti vastu Erik Eedus oli ka 4-2 sees, aga lõpuks liigi piisis ikkagi näppude vahelt ära. Mis siis puudu jäi? Kas tuli ka see vana hea võiduhirm peale? Ma ei ütlekski, et Aller Oits, ma ise andsin mängu käest ära, et kaotsin. Ja selles mõttes, et paar viset oli, mida ma arvasin, et tal Arsenalis ei ole, aga ikkagi korvilaua tagant ja meetri pealt on tal ikkagi olemas, et tuli võist, see on näha, et on pingutus kõvasti, et täiesti higine on mees. Egert, mida oodata finaalilt? Tasavägist mängu, oleneb, kes mulle sealt finaalist vastu tuleb, et ma arvan, et igatahes on tasavägine mäng. Kahjuks veel seda finaali vastast ei tea, aga täiesti vastu selgub. Igatahes Torbek väljas, Aller liigub siit edasi, saame näha, kes siis Egertile teiselt poolt vastu tulemas on. Osta mugavalt e-poest. Laivalik tooteid maailma parimatelt brändidelt. Mugav ja turvaline ostukeskkond. Kiired vastused kõigile küsimustele online klienditeeninduses. Sportland.ee